tuleme Jumala sõna juurde ja tegelikult, kui ma lugesin tegelikult siin loomislugu üle. No ma lugesin seda sellepärast, et vaata, koolilapsed, kes käivad koolis, tulevad sealt oma juttudega, saan lastelaste suust kuulda neid asju, no räägitakse nendele ka maailma loomisest ja no muidugi seda õieti räägivad, et nad ei tea, kuidas see on sündinud ja nad ei tea ka seda, kuidas see lõpeb ja nii, et niisugused on selle maailma mured, seal on teatud arvamused ja teatud rehkendused, mida siis lastele räägitakse ka. Ja siis mu enda soov, oli nagu lihtsalt, et ma loen enda jaoks ka nagu seda loomislugu, sest see tegelikult on kõige alus. Üldiselt on niimoodi, et piibli esimene ots on väga oluline asi. Ja seal pannakse väga põhilised printsiibid paika ja sellepärast on see niimoodi, et aeg-ajalt tasub täiesti võtta see piibli täiesti algus kätte, kõik, ütleme, kuni seal veeuputused ja pärast seda ka, need on niisugused väga olulised printsiibid, mida on Jumal kehtima pannud, tasub neid aeg-ajalt üle nagu lugeda. Nüüd, meid huvitab tegelikult see vahest see selline, et nagu milline on see maailm, et milline ta on, vahepeal läks siin, ütleme, et nagu vahepeal läks ta ümmarguseks, ütleme, kui seal tulid avastused, vahepeal ta on jälle lapikuks läinud osade jaoks, nagu see on. Vaata, Jumala sõna nagu absoluutselt sellega nagu sellises mõttes ei tegele, et selle maakujuga ja sellega nagu, et meie peaksime nagu sellega tegelema, et see ei ole nagu see. Ja kui sa tõesti piiblist loed ja siis et ma olen omal ajal ka isegi see taha endale märkinud nagu selliseid asju, et vaata et maal on need sambad on all. Ja et ja kõik need niisugused erilised salmid, mis võiksid olla nagu selliseks teatud teises mõtteviisi nagu kinnituseks, et milline see maailm siis on, kus me siin elame. Aga seekord, kui ma nüüd lugesin, siis ma, sain ühe väga kindla selgus ühe asja koha pealt, et mis on kõige tugevam alussammas ja see on Jumala sõna. Me tulime praegusel hetkel Jumala sõna juurde. Kõige püsivam asi siin selles maailmas on Jumala sõna. Taevas ja maa hävivad, aga issanda sõna ei hävi. Ja see on, see Mattiuse 5.18, kus on räägitud, et kõik tegelikult läheb täide, väga oluline tähtis asi. Johannese evangeelium algab, alguses on sõna, eks, ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal ja ma ei hakka neid kohti praegusel hetkel lahti tegema, lihtsalt nimetan. Ja siis Hebra kirja 11.3 on öeldud sedasi, et usus me mõistame, et maailm on loodud sõna läbi. Peetrus oma teise kirja 3. peatüki 5. salmist kuni 7. kirjutab seda, jälle, et me usus teame sedasi, kuidas see loomine oli, kuidas see vesi ja maa ja kõik need asjad sündisid. Ja kuidas see Jumala sõna jõul on kõik loodud ja seda hoitakse tegelikult Jumala sõna jõul. Ja sellepärast, kallid, see, et täna maailm püsib, et tähed püsivad kõik oma koha peal ja et nad ei kuku taevast, sest et Jumala sõna räägib sellest, et ühel päeval nad kukuvad taevast. Need püsivad selle tõttu, et lihtsalt Jumal on oma sõnaga nad kõik sinna paika pannud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna me oleme, võiks öelda, kõige olulisema ja tähtsama tegelikult aluse juures ja selleks tegelikult on Jumala sõna. Ja sellepärast on nii, et vahest me nagu alahindame nagu seda, seda Jumala sõna tähtsust. Aga kui nüüd täna oleme meelde tuletanud seda, et me seisame tegelikult selle peale, et see kogu meie elu nagu koosneb nagu sellest Jumala sõnast ja see on nagu kehtimas ja sellepärast kiitus Jumalale, et ma usun, et austus Jumala sõna koha pealt lihtsalt tõuseb. Nii et rohkem nagu seda mõtet ei ütle praegusel hetkel ja sellepärast on nagu lihtsalt nagu vaata üks hiljutine jutus mul oli, selle tuletan ka meelde, vaata see Rooma kirja alguses, kus on öeldud, et kui me maailma loomisest saadik, kui me ei pane tähele neid Jumala tegusid, siis rumalaks jääd. Vaata, küsimus on nagu selles, et sealt tulevad kõik need perverssused, mida seal edasi on kirjeldatud ja sellepärast on niimoodi, meil vahest on küsimused, kus koha pealt need niisugused tulevad. Sellepärast tulevad, et kui Jumalat ei austata, siis Jumal võtab lihtsalt oma mõistuse ja tarkus ära ja see maailm muutubki nii jubedaks ja koledaks, paraku nagu me siin ümberringi vahest võime seda ju ka üsna otseselt juba ka näha. Aga nüüd, nagu ütlesin, et täna on minu jutluse teemaks tegelikult on 2 palvetajat. Ja sellepärast on nii, et kellel on Uus Testament, võid teha lahti lehekülg 100. Kui sul siuke piibel on, võib-olla mõnes on ka mõni teine number, aga minul on Luuka evangeeliumi 18. peatükk on just 100. leheküljel Uues Testamendis.
ja see 18. peatükk räägib tegelikult, et alati tuleks palvetada. ja ma usun seda, et täna on ka üsna palju on tegelikult on palvetajaid koos, kõikjal maailmas on pühapäevane päev, ütleme, et väga suur osa kristlaskonnast on see, need, kes peavad pühapäeva just, ja pühapäeval on kogunemised ja on palvetamised ja ollakse koos. ja nii, et ja meie täna nende hulgas samamoodi ka ja Jeesus julgustab meid, et meil tuleks alati paluda ja me ei peaks tüdima, nii et see on selline tavaline, võiks ütelda, selline jumala lapse positsioon. ja kiitus Jumalale, et oleme siin, oleme selles palvelas, kus on väga oluline, et me palvetaksime. aga millist palvet paluda? ja nüüd see järgmine Luuka evangeeliumi tähendamissõna 9. salmist 18. peatükk hakkab rääkima meile seda lugu. Loeme kõigepealt seda, mida Jeesus rääkis. Mõnedele, aga kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamise sõna. Ja nüüd on võib-olla selline väike kontrollkoht, et kas oleme enestes kindlad ja kuidas me teistesse suhtume, kas me peame ei millekski teisi, oleme ikka ise targemad ja paremad. Me keegi ei ole sellest vaba, ma usun, et teatud mõttes me oleme kõik ju tegelikult enda silmis tublid, me mõistame asju kõik hästi ja natuke paremini kui teised ja see on, ütleme, selline probleem, võiks ütelda, inimesel alati läbi aegade, aga tegelikult Jumala sõna täna tuletab meile meelde, et kui me oleme sedasorti inimesed, siis issandal on meile midagi ütelda. Ja siis on öeldud nii, et 2 inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine oli tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi, Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed. Röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina pastun 2 korda nädalas, ma annan 10 kõigest, mis ma saan, aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest igat üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, aga kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Amen. Ja näete, issand on seal selle näitega, selle tähendamissõna näitega nende inimeste eest, ta näeb, et nendel on seda just vaja, sest mõistes inimeste südamete mõtteid ja kõike seda, mis inimeste mõttemaailmas toimub, Jeesus rääkis selle loo. Ja täna on see tegelikult meile ka. 2 lähevad palvetama, 1 saab õigeks mõistmise. Ma usun sedasi, et me kõik tahaksime olla need, keda meid õigeks mõistetakse. Aga siin on väga selline selge pilt selle koha pealt, et kas me tulime täna sellega, et meil on ise ütelda sedasi, et issand, me oleme tublid olnud, 2 korda nädalas oleme paastunud ja kõike me teeme ja ohvri tegime ka täna hästi ja kõik on meil tipp-topp, tead, et Jumal, mis sul meiega probleem on, ei röövi, ei riku abielu ja kõik on minuga hästi ja üldiselt vaatad ümberringi, et sobin väga hästi tegelikult Jumala ette tulema. Ja nüüd on nii, et ja teine inimene teeb väga lühikese palve, et issand, ole mulle patusele armuline. Ja eks vaatame, kui selle jutluse ära lõpetame, et millise palve me teeme. Et sellepärast ma usun sedasi, et see aitab tegelikult meil nagu selgust saada, sest et issand nagu ise nagu selle näite tõi. Ta rääkis nagu välja need palved, mis on. Vaata, küsimus on sedasi, et me võime siin teha neid avalikke palveid ja mina siin palju teen, eks, et tulen ette ja räägime need palved, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et Jumal teab täpselt seda, et milline on see meie meelsus, meie südame mõtted, asjad, et vaata, kui need avalikult välja räägitaks praegusel hetkel, no mis siis oleks, kui see kõik tuleks välja, et mis siin keegi kellestki mõtles või kuidas ta kedagi arvustas või oi, milline see eeter siin siis praegusel hetkel võiks tegelikult olla, sest et meil tõuseb igasugu mõtteid, meil jääb palju asju tegelikult jääb ette. Aga Jeesus rääkiski, ütles, et vaata, lugu on ikkagi selline, et põhimõtteliselt, et tuleb arvestada sellega, et palved lähevad Jumala ette ja Jumal võtab nagu seda, mis on meil nagu päriselt, seda mitte, mis ainult me suus, vaid et mis on me südames ka, et see läheb tegelikult nagu Jumala ette ja sellepärast nii ta on. Jumal ei vaja meie õigustusi.
Jeesus on meid tegelikult õigeks teinud, kes me oleme issand omad ja sellepärast meil on nii, et meil suuremat õigust ei ole, kõik, kui see, mis on issanda poolt antud ja sellepärast kõik need, ütleme, need on nagu mingisugused määrdunud räbalad riided, nagu prohvet meile oma raamatus ütleb, see peaks olema Jesaja 64:5, eks, see meie oma õigus on selline. Aga nüüd sellest õigusest, mida Jeesus kingib, see on piisav meile. Ja sellepärast, kallid, ja kui nüüd ütleme selle õigemeelsusega olla, kui me issanda lähedal ollu tuleme, siis on tegelikult alandumise küsimus. Peetrus ühel päeval, kui ta selle suure kalasaagi saab, siis ütleb Jeesusele, et mine mu juurest ära, ma olen üks patune inimene. Võtta, ta saab selle Jumala lähedal olus, saab tegelikult sellise kogemuse, et ta tunneb sedasi, et kuule, et minus on probleem. Ei tegeleda mitte kellegi teisega, vaid ta kogeb sedasi, kes ta ise tegelikult on ja see oli väga hea. Nüüd on kaks sellist olulist asja ongi meil nagu, kui me oleme ka täna nad siia palvetama tulnud. Et kas meil on nagu need eneseõigustusi ja kas meil on etteheiteid teistele. Ütleme, et sellepärast, et siin variseri palvest tulid need mõlemad asjad tulid välja. Et ma ei ole niisugune nagu need teised, et need teised, Tölner oli tolleaegne siis ütleme siis juutide hulgast maksuvõtja. Ja sellepärast oli nii, et eks neid maksuvõtjaid lihtsalt vihati, sellepärast, et nad tegid Rooma võimuga, tegid koostööd ja korjasid maksusid Rooma võimu kasuks ja ütleme, et ja siis ei teinud alati ka õieti, tegid ka ülekohut, sest maksude juures sai ka rahaga ju midagi korraldada. Ja sellepärast on niimoodi, et üldiselt oli see selline, et oldi üsna kehval suhtumisel nendele, kes selle võimuga siis tegid nagu sellises mõttes koostööd. Ja sellepärast üldine selline suhtumine oli juba kujunenud ühiskonnas. Aga nüüd täna näete, ongi selline lugu, et küsime neid kahte asju, kas meil on eneseõigustust ja kas meil on etteheiteid teistele. Vaata, see etteheidete lugu on ju nii, et on andestamise küsimus. Põhimõtteliselt on nii, et Jumala sõna, näiteks Jeesuse palve kaudu õpetab meile, et anna meile andeks meie võlad, nagu meie ka andeks anname oma võlglastele. Ja põhimõtteliselt on see lugu nii, et mitte ainult meil ei ole võlglased, vaid me oleme teistele ka võlgu. Ja sellepärast mina ka, ütleme, just täna hommikul või öötunnil või küsisin üle, mul on ükskord nagu mingis mõttes on mul niisugust 3 inimest praegusel hetkel, kes on niisugused, olnud nagu minuga teatud mõttes nagu kontaktis ja niisugused väga erinevad inimesed ja niisugune, kuidas ütelda, selline ütleme, teistmoodi võib-olla käitumine ja isegi arusaamine ja niisugused mõneti lihtsakesed ja mis iganes, need inimesed on. Ja siis nad on, minu jaoks on nagu sellised proovikivid, et kuidas ma nendega käitun. Sellepärast ma leian sedasi, et Jumal on saatnud mulle sellised mõned, kelle kaudu, ütleme, mina pean, ütleme, midagi tegema sedasi, mis võib-olla mõistusele lööb vastu, aga midagi teha ei ole, sellepärast, et on sellised inimesed, on siin selles maailmas, kes on meie ümber, ja et kuidas mina nendesse suhtun. See on täitsa lihtne, et vaata, nagu Jakobus kirjutab oma kirjas, tuleb sisse, tuleb rikas ja ilus, vaata, kui see keegi tähtis täna siia sisse tuleks, ma mõtlen, et kuidas te kõik puhevile läheksite, sellepärast, et see kohe tead muudab atmosfäärid, kui keegi tuleb mingi rikas ja ilus ja ütleme selline, et sa saad nagu selliselt aru, et midagi võimsat tuli siia kohale. Ja siis nagu Jakobus ütleb, aga tuleb see vaene räpane, et kuule, sina seisa seal taga ukse juures ja niimoodi tegelikult tehakse inimestel vahet. Ja Jakobus oma kirjas ütleb sedasi, et aga, et kuule, eks need rikkad ole just, kes teid veavad kohtutesse ja tekitavad teile tegelikult väga palju probleeme. Aga te ise, olete mingis mõttes olete nagu lihtsalt nagu sisse võetud ja vaimustunud nendest inimestest. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et see on nii palju tegelikult on välist. Ja nüüd ongi niimoodi, et jõuan selle mõttega sinna koha peale, et vaata, me väga vähe teame teiste inimeste kohta. Kui palju me teame üldse teiste inimeste kohta, see on väga pisut, me teame nagu välist. Ja nii nagu, ütleme, välise puhulgi, kui Jeesus seal Mattiuse 23. paljastab neid variseare, ta ütleb, et kuule, väljast te olete ennast ilusaks teinud.
no mis meil mõtet on siis selle koha pealt on sedasi, et kui me vaatame neid väljast iluks tehtud asju siin selles maailmas ja nende ohvriteks me tegelikult läheme. Ostame vanasid autosid, mis on ära pahteldatud ja väljast ilusaks tehtud ja tegelikult on ära rostutanud risu, võiks ütelda, eks. Ja ostame majasid ja värke sedasi, mis on ära peidetud, et kuule, et mingi müür hakkab kokku varisema, aga sinna ette on lihtsalt, et et on üks mingi kivihunnik on laotud sellepärast, et on vaja ju sinna kivisid laduda. Aga pärast, kui selle hunniku ära korjad sedasi, et aga selle asja pärast, et varjata sedasi, kui mäda ja katki on üks koht, et siis oli see kuskil ära peidetud ja see, me oleme nii sageli tegelikult selle välise ohvrid. Ja sellepärast need paar sellist näidet igapäevaelust ja ka siis võiks ütelda, võib tõmmata nagu inimeste peale selle võrdluse, et see, mida me väljast näeme, see tegelikult on nii tühine. Ja sellepärast on see niimoodi, et ärme väga püüa hinnata selle järgi, mida meie tegelikult silmad näevad. Ja sellepärast nii nagu Taavetit, kui kuningaks valiti, siis Jumal ütleb Samuelile, et tead, sina näed, mis silma ees, aga inimene tead, või Jumal näeb seda, mis on inimese südames ja sellepärast see on hoopis see tähtsam asi. Nii et jätame selle asja meelde, et me oleme väga kehvad teiste inimeste hindajad. Ja sellepärast, et seda välist pilti, ütleme, võib inimene väga tegelikult jätta. Siin samas Luka evangeeliumi 16 peatükk ja 15 salm. Ja siin on niimoodi, et seal on niimoodi, et 14 ka salm loen, aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid rahaned ja nad irvitasid Jeesuse üle. Vaata, mida variserid tegid. Nad irvitasid tegelikult Jeesuse üle ja nad ütlesid temale. Ja Jeesus ütleb nüüd neile. Jeesus ütleb nüüd nendele variseridele. Teie olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis. Aga Jumal tunneb teie südant. Sest mis inimeste seas on kõrge, see on Jumala ees jäledus. Ja sellepärast, ütleme, et see väline, mida meie siin selles maailmas peame järjest nagu nägema, tegelikult on väga petlik ja sellepärast on see nii, et ei tasu selle järgi mitte mingisuguseid otsuseid teha. Aga nüüd, kuna elu on, võiks ütelda, selle koha pealt on üsna keeruline, nagu nägite, et ega meie teiste inimeste südametesse ei näe. Ütleme, et siin üks pastor hiljuti just õpetas sedasi, et kuidas ära tunda neid inimesi, kes on sul ohtlikud ja keda saatan on saatnud ja siis on teatud tundemärk, et mida sa võid sealt näha ja siis sa võid nagu niisuguseks paranoiliseks muutuda, et hakkad igal pool neid märke nägema, tead, et kõik on sul ohtlikud. Aga ütleme, et põhimõtteliselt on see selline lugu, et vaata, Jumala vaim saab tegelikult meid hoiatada selliselt, võiks ütelda. Me peame otsima tegelikult seda kõige kõrgema tarkust, kes kõike teab. Kõiki neid nagu selliseid hoiatusi ja asju tegelikult, mida me võib-olla ise nagu ei taipa. Andrei Šapovalov rääkis, et kui tema tütar, ütleme, armus ühesse mehesse, ja vanematel oli selline tunnetus, et see on nagu jama variant, mis praegusel hetkel on sündimas ja nad niimoodi vaikselt nagu hoiatasid. Väga raske on ju sellises armunud südamele midagi teist selgeks teha, sellepärast, et kui sa midagi armastad, siis ju oled ju kõrvuni seal sees ja ütleme, et sealt on väga, väga raske nagu mõistlikuks saada ja nad palvetasid ja siiski ühel hetkel oli nii, et see tüdruk nagu mõistis sedasi, et kuule, et variant on kehva ja sai nagu ise ühel hetkel aru. Aga see väikene niisugune hoiatus, mis vanemate poolt nagu tuli soovitusena, mitte keelamine võiks ütelda, aga nagu tähelepanu juhtimine, et kuule, te tea, mis siin praegusel hetkel sündima niimoodi hakkab. Ja sellepärast, kallid, me vajame tegelikult seda väljaspoolt ja just seda, mis tuleb ka eriti Jumala käest, neid hoiatusi asju. Jumal sõna õpetab meid, et me ei tegeleks väga palju teistega. Ütleme sellises mõttes, kui ma siin, kas möödunud pühapäeval, kus ma rääkisin, ütlesin, et jah, et kui Paulus räägib kõigest nendest pattudest ja asjadest, me võime teatud määral vaadata nende asjade peale, sest Jeesus ütleb, et viljast tunnete ka. Ja sellepärast on niimoodi, et see ei ole mitte nii, et me ei kontrolliks nagu, et mis vili on inimestel. Sõna ütleb, et vaadake, mis vilja nende elu kannab. Ja viljast tunnete ja kui vili on kehva, siis tegelikult asi on kehva. Mis siis, et kui asja on nagu ilusaks püütud teha. Ja sellepärast võime vaadata ka. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et me tunneme viljast, aga meid ei ole kutsutud kohtumõisteteks, saate aru? Me tunneme vale asja ära, aga ütleme, et meie ei ole need kohtumõisted ja ristilööjad ja võiks ütelda, et meid ei ole kutsutud nagu sellesse ülesandes. Sellepärast on see nii, et me ei tegele nagu teistega, me ei tegele teiste riikide ja rahvastega samamoodi ka. Ja sellepärast on see niimoodi, et see on nii huvitav, et ütleme,
et millised asjatundjad on väga paljud inimesed, tunnevad teisi riike ja rahvaid ja kultuure, no nii, et noh, et valmis, et keda tuleks maa pealt ära hävitada ja keda võiks jätta ja noh, et inimesed tegelevad, noh, ütleme selliste asjadega. tehakse neid igasugu tribunale ja värke, mida iganes nagu noh, inimesed nagu välja mõtlevad ja tahaksid nagu siin selles maailmas nagu korda luua. Nüüd elu, mida me elame praegusel hetkel, läheb järjest kibedamaks, sellepärast et kuri läheb kurjemaks, kõik ütleme see asi meie ümber, et läheme nagu teravamalt läheb halvemaks. Ja teisest kohast, mis seda veel põhjustab, on see, et vaata, valgus läheb ka suuremaks. Ja kui valgus läheb suuremaks, see on hea. Põhimõtteliselt on see niimoodi, et kui jumala lapse elus tegelikult läheb valgus suuremaks, tead, mis see tähendab? See tähendab sedasi, et sa liigud kõige pühama paiga poole. Sa võid olla seal paganate eesõues, kui võtame seda templipilti, eks, sa võid olla selles pühas paigas ja kui sa sinna kõige pühamasse paika lähed, kus on see valgus kõige suurem, vaata, siis sa pead ise olema väga erineva puhtusega. Sa võid selles, seal paganate eesõues, sa võid seal kõike rääkida, sa seal võid kõik arutada, seal on, võiks ütelda, kõik see maailm läbisegi koos. Ja teatud jumalakartus on ka ju seal tegelikult olemas ja elatakse nii. Järgmine asi on, kui sa oled selles pühas paigas, vaata, sinna juba nagu igaüks nagu päris ei saa. Ja sellepärast on see niimoodi, et seal on juba nagu üks erinev rahvas on tegelikult on koos, kes on läinud nagu sinna sügavamale. Ja sellepärast nii ta on, et me jumala abiga tegelikult oleme siin liikumas. Ja mida kõikjal tegelikult jumal meie käest ootab, et me armastaksime, et me andestaksime, sest et vaata, armastusega tuli jumal seda maailma võitma. Meie samamoodi, kuidas ütelda, selle armastusega peame siin seda maailma võitma ja peame ka andestamisega tegelema, sest et vaata, kui ütlesin, et palju halba tuleb välja, siis põhimõtteliselt on see niimoodi, et ja ma ütlen, see ei ole selline, kuidas ütelda, selline pime, armastamine ja andestamine. Et ma lihtsalt armastan kõiki, ma armastan tervet maailma, ma andestan kõigile. Tead, sa armastama pead seal, kus sul on raske armastada ja andestama pead seal, kus sul on raske andestada. See on alles armastamine ja andestamine. Sest et lihtsalt, et ma armastan kõiki, see on niisugune asi. Ja kallid, ma ütlen sedasi, et ja hakkad niimoodi mõtlema, sul ei ole tegelikult väga palju neid variante, kus on raske armastada. Ja sul ei ole väga palju neid variante, kus on raske andestada, tänu jumalale. Kui see kõik oleks kohutavalt raske ümberringi, et nii palju on neid inimesi, kellega muudkui pead tegelema ja muudkui armasta ja andesta. Ja ka üldises mõttes on nii, et nagu see Jeesuse meelsus, nagu Hebra kiri ütleb sedasi, et seal 1:9 esimene peatükk, eks, ütleb sedasi, et Jeesus oli see, kes vihkas ülekohut ja armastas õigust. Ja sellepärast on niimoodi, et me samamoodi ka. Üldises mõttes on niimoodi, et valesid asju me vihkame ja õiged asju me armastame, aga nendel konkreetsetel juhtudel, kus on vaja meil nagu tegelda teatud asjadega, kus on isiklikult kokkupuuted. Vaata, 2 inimest läksid palvetama, nad olid ühes jumala kojas. See probleem oli seal sees. Sinu probleemid on su kodus, su töö juures, meie riigis, su naabritega, seal on meie probleemid. Ja sellepärast Jeesus ütleb samamoodi seal lahkudes, ütleb sedasi, et saate püha vaimu väe ja peate olema siin, ütleme, alates Jeruusalemmast, kuni maailma otsani peate olema need kuulutajad. Ja see, vaata see meie Jeruusalemm on see meie kõige esmane koht ja kodu, seal peab kord majja saama. Enne me ei tasu minna Juudasse ja Samaariasse õiendama, tead, kui me endaga pole korda nagu saanud. Ja sellepärast on see nii, et me vahest nagu leiame sedasi, et kohe oleme valmis maailma otsa minema, see on niisugune huvitav, inimese mõte on sedasi, kohe vahest sedasi, kuule, et ma tahaks ka minna kuskil maailma otsas kuulutada, sest ükski prohvet pole omal maal kuulus ja lähen sinna, seal olen kuulus ka veel. Tead, et pane neid jagus kohta nagu ära ja see on nagu, võiks ütelda, see on nagu mingis mõttes nagu sellise kerge populaarsuse otsimine. Tead, ega need, kes on läinud päriselt issanda tahtel, ega need pole väga tahtnudki sinna minna, nad on läinud, sest issand on saatnud ja nendest on õnnistust ja kasu. Aga kui sa lihtsalt ise mõtled, et ma lähen kuskil ja olen, siis sa võid ikka väga läbi kukkuda ka. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu praegusel hetkel eelkõige oskaksime armastada ja andestada seal selles esimeses ringis, kus me põhimõtteliselt praegusel hetkel ka oleme. Nii nagu ütlesin, on see kogudus, on see perekond, kõige lähemad inimesed, see on
väga tähtis asi. et me nagu seda teeme just nagu seal korda. ja kuna see olukord on keerukas, siis tõesti ma ütlen veel kord sedasi, et me vajame tegelikult siin Jumala vaimu abi. Te saate püha vaimu väe. ja sellepärast on see niimoodi, et ja seda püha vaimu väge on vaja armastamiseks ja andestamiseks ka. sest vaata, küsimus on see, et kuidas me saame olla ütleme, teistele tunnistajad. teate, see tunnistus võetakse vastu, kui nähakse, et me armastame ja andestame ja tõesti ka vastu võtame. ja sellepärast ma mõtlen, et eksinud inimesed, väga kuskile alla kukkunud inimesed, need on tegelikult vahest niisugused nii head lakmuspaberid. et vaata, täna tuletasin juba siin meelde, et kui tegin seda sotstööd, vaata, üks mees tuleb mu kabinetti kunagi, ta küsib mu käest niimoodi: kas sa tahad muga rääkida või räägid sa sellepärast, et see on su amet, et sa pead muga rääkima? see on niisugune küsimus, kas sa armastad mind? et kas sa tegeled minuga sellepärast, et sa saad siin head palka suhteliselt ja sa oled niisuguse kohakese endale siin kuidagi välja mehkeldanud, eks, et siin saad olla ja nüüd pead siin niisugust nägu tegema ka, et inimesi armastad veel. tead, ja tegeled need asjadega, et sellised. aga teate, sind lükatakse täiesti sedasi sellise olukorda, et sa pead tegelikult seda nagu vastama ausalt ja siis mõtled, vaata kui huvitav tegelikult, et millise küsimuseni viib üks lihtne inimene. et nagu selle koha pealt ja siis teed oma neid armatuse tegusid. mäletan, ükskord võtsin oma püksirihma maha, andsin talle, vaatasin, et tal tühjagi püksid üleval ei seisa. et mul seisavad ilma ka. et tead, et võta see rihm ja mine, tead, et mis sa siin oma peoga neid püksi üleval hoiatad, eks. tead, ja sellepärast, kallid, nii see on, et meie kõik need asjad pannakse tegelikult päriselt proovile ka, kui me oleme siin inimeste keskel. nii et nii ta on, et täna oleme need kaks palvetajat, võiks ütelda. Küsisin issanda käest niimoodi ka, et kuule, millised palvetajaid siis neid rohkem on? no väga selge vastus. Neid variseere on rohkem. Neid on väga palju. aga neid, kes ütlevad, ole mulle patusel armuline, neid on palju vähem. sellepärast, et ja meid ütleme, nagu vahepeal isegi nagu kuidagi õpetati, võiks ütelda selles, et et mõnes kirikus on, et muudkui, et issand alasta ei ole mulle patusele armuline, et kõik need asjad, et see on niisugune usupuudus. et kord oma päästepalve palusid juba ja jää juba vait, et ära räägi, et enam sa patune olid, eks, et umbes, et ole kindel ja ole selline värk, et ütleme, et see on selline. no ja ta on nii ja naa, võiks ütelda sedasi, et kui see on ka selline moepärast ja mitte südamest tulev palve, siis ei ole see õige palve, võiks ütelda, et ole mulle patusele armuline ka mingisugune palve, sest ka see peab tegelikult südamest tulema. aga me näeme sedasi, et selle Tölneri palve sellel korral tuli tõesti südamest. ei ta tegelenud selle varisega, ei ta tegelenud teiste inimestega, mitte kui midagi, ta ütles, et ole mulle. mitte mingisuguseid muid asju, keegi sinna vahele ei mahtunud ja sellepärast kiitus Jumalale, et on selline asi. nüüd see andestamine ja armastus, ütleme, et kui armastus on suurim, 1. Korintuse kirja 13:13, niisugune huvitav number, 13:13 ütleb, et aga usk, lootus, armastus ja suurim neist on armastus. ja sellepärast on see niimoodi, et issand, kui ta lahkub, ta väga tegelikult räägib oma jüngritele sellest, et armastus peab teie vahel tegelikult valitsema ja sellepärast ja Jumal on nõnda maailma armastanud, et oma poja on saatnud ja sellepärast on see nii, et Jeesus on meie eeskujuks ka. ja 1. Korintuse 14:1 algab, et taotlege armastust, on esimene asi, ja vaimuande. aga me taotleme sageli neid vaimuande, nendega on ju äge toimetada. saame midagi teada ja tarkuse sõna ja tunnetuse sõna ja paneme kõigile tead ära. aga esimene asi, mida Paulus tegelikult ütleb, taotlege armastust, mitte neid asju. ja sellepärast on see niimoodi, et ja Rooma kirja 5. peatüki 8. salm räägib sedasi, et issand suri meie eest juba siis, kui me alles patused olime. ja sellepärast, et patused armastavad neid, kes neid armastavad aga vaata, see Jumala armastus on tegelikult on see selline, et ta armastab meid siis ka, kui me absoluutselt mitte midagi omalt poolt nagu veel väärt ei ole, isegi tänanud ei ole, vastugi ei ole võtnud, ei mõistagi, aga issand armastab meid. vaata, ma teen selle Rooma kirja selle 3. peatüki lahti ka seal, vaata, kus see patuse lugu on kirjutatud Pauluse poolt.
aga see Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad, siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja on jäänud ilma Jumala kirkusest. See on see 3:22 ja sealt edasi, eks. ja mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. ja Jumal teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. ja sellepärast, kallid, me saame, võiks ütelda, nii ühele pulgale tegelikult saame, kui me tuleme issanda juurde. Ei ole meil kellelgi tegelikult mitte mingisugust teist õigust ega asja ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me oskaksime niimoodi enda koha pealt mõelda ja ka teiste koha pealt just niimoodi mõelda. Kui me tahame taeva saada, siis meie õigus peab olema märksa suurem kui kirjatundjate ja varisejate oma. Mattiuse 5:20 Jeesus õpetab ja räägib, ütleb sedasi, et see peab olema märksa tegelikult suurem. Ja ütleme, et Jeesus nagu paljastas selle loo ära, et see oli väga palju välist, oli nendel varisejatel ja kirjatundjatel ja sellepärast ütles, et vaata, selle variandiga absoluutselt tegelikult läbi ei lähe. Ja sellepärast on see nii, et issand ootab meie käest seda, nagu see Mattiuse 18:35, et me anname südamest kõik oma vennale andeks. Et kõik tuleb südamest anda oma vennale andeks. Ja vaata, see on selline, ütleme, lugu, et ega see ei ole kerge lugu. Sellest ma usun sedasi, kes on ikkagi andestamisega tegelenud, siis vahest näed sedasi, et sa pead korduvalt sellega tegelema, sest et need asjad ja valud ja asjad, mis on sündinud, vahest on niimoodi, jälle uuesti tulevad meelde ja vaata, ikka tema tegi ja tema on ikkagi süüdi ja tahaksid nagu selle asjaga jälle nagu uuesti tegelda. Aga issand ütleb sedasi, et ei, siin on selline lugu, et andestamise küsimus on selline, et see peab olema lõplik. Ja sellepärast, kallid, vaata, taevas saab olema selline koht, et ühtegi enam õiendamist ei tule. Ühtegi õiendamist ei tule, sest sinna need ei saa, kes õiendavad. Ja sellepärast on, kui sul on mingisugused õiendamised veel pooleli, siis lõpeta need ära. Sellepärast, et muidu tegelikult taevauks on suletud. Sest et vaata, seal ei ole vaidlusi. Sellepärast, et vaata, sinna pääsevad need, kellel on kõik tegelikult asjad korras, et mitte ühtegi tegelikult miks ei ole, et miks on niimoodi need olnud ja miks minuga on niimoodi olnud ja miks need teised siuksed olid. Absoluutselt tegelikult seda asja ei võeta. Ja nüüd ütleme, et me oleme siin palvetamas koos. Jumal näeb sedasi, kuidas on meie palved. Nüüd, kus koha pealt Jumal meie palveid näeb? Jumal näeb meie palveid, võiks ütelda kogu aeg, mitte sedasi, et mida me täna siin jumalateenistuse ajal tegime, et nüüd oli niimoodi, et need olid need palved, vaid mida me oleme üldse Jumala kuuldes kogu aeg rääkinud ja sellepärast on nii, et eks vaata, praegusel hetkel inimestel on igasugused need oma blogid ja Facebookid ja kommentaarid ja isegi iga like, kuhu sa kuskile paned. Et see on nagu see sinu suhtumise tegelikult on nagu selline väljendamine ja need kõik on tegelikult on väga, väga selgelt Jumala ees. Ja sellepärast on see nii, et vaata need kaks palvetajat, millest ma täna räägin, sellises mõttes on niimoodi, et need palved on nagu kogu see meie tegelikult elu. Ja sellepärast on see niimoodi, et kõik meie sellised õigustamised ja kõik, ütleme, sellised teiste halvustamised ja täitsa, no kuidas ütelda, ka kui võiks ütelda, ma toon seda riigi tasemele ka samamoodi. Kõik igasugused nõudmised, ka territooriumi nõudmised. No meil on ka sedasi, et meil on ka mingisugune riba siin Petserimaalt ja Ivangoorod ja meil on niisugused kohad on sedasi, et mille üle me võime nagu arutada ja rääkida, et kunagi oli, kunagi oli jah, tõesti, Petser oli ka. Ja tänu Jumalale, see oli Petserile õnnistus, et Nõukogude võimu ajal oli, kui see asi väga kibe oli, et see Munga klooster oli siis Eesti territooriumil ja seda ei kiusatud sellises mõttes Nõukogude võimu poolt taga. See kõik oli tegelikult oma koha peal. Aga kas meist praegusel hetkel oleks sellele Munga kloosterile abi sellisel moel? Me oma Kuremäegagi hädas, tead, eks. Et tahaks kahte veel saada endale, et kellega siis seal õiendada või olla, tead, eks. Ja sellepärast on see nii, et kallid, tänu Jumalale kõikide nende piiride ja aegade ja radade ja nende muutuste asjade eest. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal on palju tegelikult on suurem. Ja sellepärast on see nii, et ütleme, et need on niisugused riiklikud nõudmised ja siis me võime hakata arutama, et kuidas need on ja puurime seda ajalugu. Ega sedagi me ei suuda ära uurida ja puurida, sellepärast et seda ka esitatakse nii, kuidas tahetakse ju tegelikult meile.
aga lähme, noh, ütleme kuskile lihtsamal tasemele. Meie abikaasad, meie lähedased, no võib-olla täitsa tegelikult selliseid palju probleeme ja nõudmisi omavahel. Sellepärast, no miks inimeste elud lähevad lõhki ja asja, sellepärast, et no teatud sellised noh, etteheited üksteisele. Lihtsalt need on nagu kuskilt tekkinud, on olemas. No tegelikult peaks olema armastus, tavaliselt igal laulatusel öeldakse, et noh, kas armastad enam kui kõiki teisi inimesi. No peaks nagu kõiki teisi kõige kupatusega armastama, vahet ei ole, mis said, eks. Tead, eks, et ja sellepärast on see nii, et aga see on ju tegelikult on see tõotus. Ja sellepärast on see niimoodi, et aidaku meid Jumal, see on laste koha pealt. Nüüd on meie kõik need valitsejad, meie presidendid, peaministrid, kõik need, ütleme, kes iganes on valitsevatel positsioonidel. Meie, noh, ütleme, õpetajad koolides ja töö juures kõiksugused direktorid või juhid või mis nimed ka keegi on. No vaata, kõik on ju tegelikult on nagu mingisugused määrajad, kuidas, noh, ütleme, kellega me mingid suhted omame, et kuidas nendega nagu läbi käia ja käituda. Ja sellepärast on see nii, et ja kogu aeg peame seda meeles pidama, et me näeme teisi inimesi mitte täielikult, isegi oma abikaasat. Me näeme ainult sedasi, noh, ütleme teatud määral. Et no mul tädi ütles sedasi, et noh, kui pruudi või naise võtad, siis võta vähemalt ilus. Et siis ta on ilus kogu aeg, aga et kui see, ütleme, ei võta ilusat, siis noh, ütleme, et kuri ta on võib-olla ainult vahest, ainult kui ta on nagu selline, et noh, lõhutas. Noh, ta oli hiidlane ja tal olid niisugused omad jutud olid alati ka, kui ta neid rääkis. Aga kallid, vaata, lugu ongi selles, et ega me lõpuni kõike ei tea, absoluutselt ei tea. Ega me lõpuni kõiki lapsi ei mõista, kes meil on. Nad on, kuidas ütelda, Jumal on kinkinud igal ühel oma iseloomu. Me arvame, et me mõistame, aga tegelikult me ei mõista. No kas mõisteti Taavetit? Ei vennad, võiks ütelda, ei isa, mitte keegi ei mõistnud. Ja sellepärast on see niimoodi, kas Jeesust mõisteti, ei mõistetud samamoodi. Sellest ei tasu neid näiteid hakata otsima, see on nii tüüpiline, sellepärast et kallid, üks, kes ainult meid mõistab, üksnes Jumala juures on muing vait. Tead, nende maailma probleemidele ei tule lahendusi. No ütleme, et vaata, kui see ÜRO loodi, noh, ütleme, profeteeringud on, et see lõpeb ühel hetkel ära. Sellepärast, et vaata, ei ole sellest kasu, lahendusi sellest ei tule. Noh, ütleme, et ei suudeta tegelikult asju sirgeks rääkida, sest asjad on tõesti nii keerulised. Ja sellepärast on see niimoodi, et üks on tegelikult, kes oskab lahendada, see on Jumal, kui tema ette tuleme. Ja sellest omavahel me oma asju sirgeks ei räägi. See on täiesti selge. Ütleme, et Hiopi raamat on niisugune superraamat tegelikult ja tänu Jumalale, et see niisugune piiblis on. Seal on niimoodi, et noh, seal on nagu pilt lahti meie ees, et Hiopiga ei ole mitte midagi tegelikult ei ole halvasti. No Hiop on üldse niisugune huvitav mees, et vaata, ta läheb väga hästi, ta on rikas, tal on kõike küll, tal on peret, eks, 10 last kokku, seal 7 poega ja 3 tütart ja karja ja kõike värke on palju ja kõik on hästi ja palvetab ja ohverdab ja palvetab oma laste eest ja kõike ta nagu teeb, eks. Ja siis juhtub selline lugu, et noh, et lihtsalt, et toimub nagu Jumala ja saatana vaheline kihlvedu, et kuule, paneme ta proovile. Vaata, kui sa oled tublid saadetakse konkursile, on see matemaatikas või keeles või vahet ei ole, need õpetajad alati valivad ju välja tublid. Et ega siis ei saadeta, et võtame kõige kehvema õpilased, las läheb proovib seal, et mis ta seal tuleb või teeb. Tead, valitakse, Hiop oli tubli ja siis oli niimoodi, et lähed konkursile. Jumal oli kindel, et ma saadan oma ühe parima õpilase praegusel hetkel, kes armastab mind ja siiras südamest ja tegelikult on selline, et keda võib saata, kes läbi ei kuku, kes tuleb sellest läbi. Ja tuli ka, no läksid proovid kuni haigusteni. No kas me saame niimoodi mõelda seda, et haigus on meie proov? Nagu võiks selle Hiopi raamatu järgi võtta. Et kuidas sa käitud, kui sa oled haige, mida sa siis teed? Ja sest saatan lootis, et noh, kui ta nüüd haige on, siis ta vähemalt hakkab Jumalat needma juba. Ja noh, et küll ta siis käitub teistmoodi. Nainegi annab seda nõu ju Hiopile, et kuule, tee seda nüüd, et vahet ei ole. Aga need Hiop oma naisest ära ei lahutanud ja sellepärast kiitus Jumalale, meil on eeskuju väga, väga tugev tegelikult. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on selline raamat. Ja siis vaata, seal Hiopi raamatu alguses on niimoodi, et seal on nagu need hädad ja nuhtlused, mis talle kaela tulevad. Need tulevad, ühed tulevad seebalastelt ja teised tulevad kaldialastelt. Ja siis on tuli ja siis on tuul. Noh, ütleme, et nagu need asjad, mis teda seal kõvasti nuhtlevad ja röövivad. Aga 2 oli, võiks ütelda, rahva kildu, kes olid, võiks ütelda, kes ründasid ja tulid. No ütleme, et saatan Jumal tegid seal plaane, et katsetame, aga inimesed tulid kallale. Kaldialased ja seebalased. No nii, aga kui Hiopi seda
suhtumist vaadata, mis seal on kirjutatud. Jumal on andnud, Jumal on võtnud. Ei ütelda, et kaldlased võtsid, seebalased võtsid, on aga tegelased, et nemad peavad maksma praegusel hetkel tagasi. Ei, mitte ühtegi pretensiooni. Jumal on andnud, Jumal on võtnud. Ja isegi me näeme sedasi, et noh, et selle tule koha pealt, mis seal tuli taevast ja see kange torm tuli ja tuul tuli, ta samamoodi seal ei hakka nagu kellegile inimestele ette tegema ja et noh, et nüüd on kliimasõda on käimas praegusel ajal, muideks see on nagu selline, et me oskame seda kliimat nii teha, et kas teised kuivavad või teised upuvad, et ja noh, ja see on niisugune teema, millest ka praegusel ajal nagu räägitakse, aga me näeme, et isegi Hiop sellest ei räägi. Et vaata, mis need sebalased tegid, et lasid selle tormi mulle lahti praegusel hetkel, ei, nad ei teinud seda ka. Nii et, aga ta ütles, võttis kõike tegelikult, mis tuli, ta võttis nagu seda nagu Jumala lubamisena, mis ta elus oli. Ja ega ta ei eksinud, sellepärast, et ta võitis. Ja vaata see, seal on see hea näide, kui need siis sõbrad tulevad ja siis seal ikka hulga aega seda asja sirgeks räägivad. Ja mitte midagi sirgeks ei räägi. Ja siis on niimoodi, et kui sõnad on lõpuks lõppenud ja kui issand hakkab rääkima, vaata, siis saavad asjad korda. Siis Hiop ütleb, et ma võtan kõik sõnad tagasi ja ma olen valesti mõistnud. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, aeg oleks meil igal ühel tegelikult issandaga ise jutul olla kõigi probleemide pärast, mis on selles maailmas. Ole issandaga tegelikult suhtlemas. Ole suhtlemas, kui on probleemid perekonnas, kui on probleemid lastega, kui probleemid on töö juures, suhtle tegelikult issandaga. Ära püüa inimestega asju selgeks rääkida, ei tule sealt mitte kui midagi. Inimesed kahtlustavad ikka, no ju sul ikka mingi salajane patt on, tead, eks, et sellepärast sul see kõik see jama kaela sadas praegusel hetkel. Tead, ja sellepärast, et inimesed on inimesed ja ütleme, et see on nii hea tegelikult selline raamat tegelikult, et meile on antud Hiopi raamatuna see pilt tegelikult, kuidas on. Ja lõppkokkuvõte on selles, et me näeme, et Hiop võtab ise oma sõnad tagasi, mis temaga on rääkinud sellel hetkel, tal oli ka neid palju neid miksisid, et miks on nii ja miks ja nii, et miks ma üldse ära ei surnud seal ema õhus juba ja miks üldse sündisin ja miks ja. Aga siis, kui issand on rääkinud, siis et ma võtan kõik tagasi. Ma enam ei jäta ühtegi oma sõna, ma arvestan sellega, mida sina, Jumal, praegu oled rääkinud. Ja siis tuleb see ilus aeg, kus on niimoodi, et Hiop peab palvetama oma sõprade eest, noh, kes olid talle kriitiliselt rääkinud ja sellepärast kallid, ta tegi seda, sõbrad tahtsid õnnistust ja Hiop tahtis õnnistust. Ja sellepärast on see nii, et kallid, ega me siin teistmoodi ei saa, tead, siin see ilmas. Ja sellepärast on see parim lahendus on tegelikult on niimoodi, et vaata, kui sellise armastusega suudame ja andestusega suudame neid olukordasid niimoodi päriselt nagu lahendada, et enam ei jää neid, noh, ütleme, neid lahendamata olukordasid. Ja tõesti südamest. Eks meie proovid ja asjad, kuidas ütelda, on sellised, et proovid on alati nagu suuremad ja tugevamad, kui see tegelikult nagu elus võib-olla peaks olema või ütleme, et kui lähed autoga ülevaatusele, siis ikka väänatakse ja raputatakse seda parasjagu. Et kas see ikka tuleb telg alt ära või ei tule, kui seal ikka keerutavad seda, eks, et kui see ikkagi põhisul juba nii roste on, et tulevad rattad alt ära sealt kõige selle kupatusega, selge see, et ei tasu sul tee peal sõita. Ja sellepärast on see nii, et osad autod on ju nii pehmed, et üks suur pidurdus, see on tõesti sündinud lood, avarii olukord isegi kokku ei sõida. Pidurdad kõigest jõust ja autokere läheb kõveraks. Lihtsalt oma auto läheb pidurdades, lihtsalt kõver. Kellegi kokku puutud, lihtsalt pidurdasid. Nõrk on see värk. Ja sellepärast on see niimoodi, et need proovid on. Küll on hea, kui sa lähed lifti sõitma, et liht on ikkagi proovitud ka vahest, et ikka loed, et ikka kontrolliti ka, tead, eks. Tead, et kui seal oli, et mitte niimoodi munga moodi, et iga kord, kui köis katki läheb, et paneme uue, tead, et roni aga julgelt korvi, tead, et alati vahetame ära, kui katki läheb. Ja sellepärast on see nii, et kallid, aga kiitus Jumalale, et tegelikult me käime proovidest läbi. Vaata, siis on niimoodi, et vaata, kui me oleme proovides käinud, siis võiks ütelda, et need tavalised elusituatsioonid, meil, ütleme, siis nad ei tekita meile niimoodi ju tegelikult probleeme. Ja sellepärast, kallid, täna näed, oleme tulnud siia palvetama, tegelikult tõmmatakse meid nagu lahti siin selle koha pealt, et mis on meie südames, kuidas me endasse, teistesse suhtume ja me oleme siin maailmas, kus kuradi hirmutused, meelitused on jätkuvalt ja sellepärast nendega peame tegelikult hakkama saama ja sellepärast peame andestama
usaldama, peame armastama. Mu üks isa viimaseid kirjasid hiljuti, kui sorteerisin lihtsalt niisugused teatud paberid, mida järgi hoian. Ja siis isa kirjutas mulle kunagi niimoodi sellise, üks viimaseid selliseid kirju nähtavasti oli see, et tahan sind näha võitjate hulgas. Ta lihtsalt selline ilus selline ütlemine, tahan sind näha võitjate hulgas. Et noh, et millise soovi ma sulle maha jätan, tahan sind lihtsalt näha sedasi. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et kiitus Jumalale, et meie taevane isa tahab ka tegelikult meid näha võitjate hulgas. Sest ta tegelikult väga meid armastab. Ja sellepärast, kallid, täna näed, oleme siin Jumala kojas olnud ja issand tahab meid näha võitjate hulgas. Ta tahab sedasi, et me oleksime need palvetajad, kes on õigeks mõistetud. Aamen. Tõuseme. Issand, ole mulle patusele armuline. Aamen.